Agamilei. Jah, andke mulle tema. Nii et tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Me otsustasime, kas see olite teie, See on viktoriin. Millest me rääkisime enne otse-eetrisse minekut? Viktoriin, sest ei saa meid kunagi kätte. Kas anname neile väikese vihje? Jah, teeme nii. Ränruun. Ei, mitte ühtegi teist. No tule. Sõdalase vari on üsna lihtne, ütleme nii. Olgu, vaatame lõpus, kas keegi on olemas. Ütleme, et see on Jaapani kino. Üldiselt jah, kuid viidates kuulsa Ameerika režissööri tsiteeritud allikatele. Ja. Lihtsamaks enam minna ei saa. Ära seda nüüd küll valesti tee. Rahvahääletus algab nüüd. Rahvahääletus algab, jah. Hästi. Nii, olemegi siin. Oleme siin. Nii, esimene teema, paraadil. Paraad, millega ma muidugi lõbutsesin, pannes sinna sisse ka vead. Vaatame ka. Nii, koguge kõik vead kokku ja öelge mulle, mis operatsioonisüsteemid need on, sest mõned on lihtsad ja mõned vähem. Näiteks see. Guru Meditation. Vaatame, kes suudab selle leida. Nii, Paulo, miks sa arvad, et nad otsustasid selle paraadi teha ilma tehnikata, videote ja muu sellisega? Sest need on erinevad sisekommunikatsiooni viisid, eks. Videote valik. Tuletame meelde, et see on paraad, mida tavaliselt tehakse natsifašismi üle saavutatud võidu tähistamiseks 1945 aastal. Nii et tavaliselt keskendus see T-34 tankide ja ajalooliste sõidukite rivistamisele, kui sa tahad aus olla. Nad tõid sümboolselt välja lipu. Lipu, nagu paraadi kõneleja ütles. Selle kuulsa lipu, mis lehvis 1945 aastal Berliinis Reichstagi varemetel. Tõtt öelda oli see lipp, kui seda vaadata, nii hästi hoitud, triigitud ja pestud, nagu polekski sõda üle elanud ja nii edasi. Võtame seda lihtsalt nii. Igatahes kõneleja esitles seda kui Nõukogude lippu, mis lehvis Reichstagi kohal. See mõjub dramaatiliselt ja seda on ka ilus niimoodi ette kujutada. Sõjaväelasena jääd alati muljet avaldatuks sellest, kuidas venelased paraadil marsivad. See on nii sõjaväeline, nii oskuslik. Neil on tõesti anne selliste asjade jaoks. Selleks on vaja lõputuid tunde treeningut, kus kontrollitakse pöialt mööda õmblust. Jalga tõstetakse täpselt nii kõrgele, tasku peab olema joondatud. Teil pole aimugi, mis on see, mida armees nimetatakse riviväljaõppeks. Riviväljaõpe oli üks neist asjadest, mida kõik vihkasid. Vihkasid need, kes pidid seda tegema ja vihkasid need, pidid seda taluma. Sest see seisnes valvel, vabalt paremale vasakule, jooksus, räägin sulle jooksust, kui tulevad persaljeerid. Ühesõnaga, igal ühel on oma samm, rivistus, tähendab, kontrollitakse surmavaid pisiasju ja vaadake, need kõnnivad, kui ma ei eksi, 18 kõrvuti. See tähendab, et 18, see tähendab, et nad tunduvad sirged, aga tegelikult ei tea keegi, kes tal kõrval on. Ja 10 sentimeetrit rivist välja astuda käib hetkega. Ühesõnaga, tehnilisest vaatenurgast on see erakordne etteaste, erakordne koreograafia. Miks seal polnud tanke, suuri rakette, suurtükke, kõike, mida neile nii väga meeldib valgeks värvida ja paraadil näidata, sellele andis selgituse Putin ise. Putin ise ütleb, vaadake, me ei lase kedagi paraadile, sest kõik, mis meil on praegu vaja selleks, et anda viimane tõuge erioperatsioonile Ukrainas. Ja iga sõna, ühesõnaga, oleme venelastelt õppinud, et erinevalt ameeriklastest Trumpist, kui nemad midagi ütlevad, siis on see väga hoolikalt läbimõeldud, kui nad kasutavad mingit omadussõna, siis nad tahavadki seda kasutada, nii et tõuge tähendabki tõuget. Aga miks just sel aastal? Sest võib-olla sel aastal on sõnum see, et ei, me tahame selle asja sel aastal lõpetada. Me tahame selle siin lõpetada nii, et ükskõik millist ressurssi on vaja, see on kuul, sest venelastel on see olemas. 4 tanki, mida paraadil näidata, eriti kuna nad ei kasuta ballistilisi rakette Ukraina vastu.
mis on alati väga uhke asi, mida paraadil näidata. Kuid sõnum, et öelda midagi, mis ei oleks just see minimaalne vajalik, on suunatud viimasele tõukele, et lõpetada erioperatsioon. Ja seda ütleb Putin. Need on Putini sõnad, eks. On veel üks aspekt. Ma kuulasin ürituse ametliku kõneleja tõlget ja see avaldas mulle suurt muljet. Kõigi mööduvate üksuste puhul, välja arvatud akadeemiad, välja arvatud sõjakoolid, välja arvatud noorte väljaõppe, võitlusüksuste puhul oli ette lugemine nime kaupa ja autasu kaupa. Auaste, perekonnanimi, eesnimi ja autasu erioperatsiooni käigus. Toon näite. 232. polgu lippu kannab kolonelleitnant Ivan Grashov, kes on erioperatsiooni eest autasustatud Barrava ordeniga. Järgne kapral, seersant Veebel, samuti selle ja tolle autasu saanud isikud. Suures osas marssisid need, kes praegu Ukrainas võitlevad või on seal juba võidelnud. Ma ei saa võrrelda eelmise aastaga, sest ma ei kuulnud ametlikku teadustajat. Aga see asi avaldas mulle väga mulje, et mind üllatas väga, et viited olid sellele, mida Venemaa täna teeb. Ja vaadake neid, kas te näete nende medaleid, mis neil on? Neil on need olemas. Nad andsid just sellist tüüpi, need asjad on muljet avaldavad. Tõesti, ma kinnitan seda. Proovige võrrelda. Kui te YouTube'ist otsite, leiate Ameerika armee paraadi Trumpi juhendamisel. Ja see näeb välja nagu mingi suvaline kamp, tõesti. Vaadake, mis nad on. Lugedes tundub, et neid on 18 või isegi rohkem ees. See on väga keeruline asi. Just, mindki on täpselt samad asjad üllatanud. Otsus näidata selle sõjaga seotud videoid. Varem tähistati seda Nõukogude, Vene ja nii edasi, aga eelkõige meenutati 45. aasta sõda. Nüüd oli aga rõhk väga tugevalt videotega seotud. Sellest sõjast peaaegu nagu varjatakse, et see on mälestusparaad. Ja sellest on saamas paraad, mis tähistab praegust sõda. Samuti mainiti kõiki erinevaid võitlejaid ja üksusi selles sõjas. Räägitakse millestki, mis on ilmselgelt käimas selles mõttes. Ma ei usu eriti seda juttu, et me ei teinud seda tehnikaga, sest ukrainlased on kohal. Sest ukrainlased olid kohal ka eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal. Muidugi, Ukraina võimed on märkimisväärselt kasvanud. Sa ei pane Putinit sinna ega too kohale tanki. Kui kardad, et sulle visatakse droon, siis sa ei lasegi Putinil ega kogu Venemaa Föderatsiooni juhtkonnal sinna minna. Kui sa seda kardad, siis ma ei hävita tanki sinu silme all. Kui mul on selline võimalus, siis hävitan hoopis sinu. See on lihtsam. Nii et see on normaalne. Kui ta oleks kohal, siis ma arvan, et isegi rästas poleks üle väljaku lennanud. Näete ise, seal pole isegi tuvisid. Kui mina Roomas olen, siis pole isegi kajakaid. Mitte miski ei lenda. Võib-olla on lubatud mõne kärbse, 2 sääse ja 1 kirbulend, aga kõik muu on maha lastud. Mõte, et nad ei marssinud läbi hirmust rünnaku ees, mis oleks teinud mida? Lõhkunud 2 tanki ja hävitanud 1 kahuri. Mis see oleks teinud? Venemaa Föderatsiooni president ise seal sihtmärgina. Mis... See on iga aasta, see oli ka eelmisel aastal. Jah, ei, näe. Samuti tuleb valjuhäälselt korrata seda, mida mõtled. Ei, aga sul on õigus, kui ütled, et sellised sündmused, näete pilte, mis praegu jooksevad. See on ametnik, kes hoiab 2 lippu, näete. On olemas seos selle vahel, mis oli Punaarmee ja selle vahel, mida teeb praegu Vene armee. Need on sõnumid. Ja see viib mind mu mõtteni. Need on sõnumid, mida näiteks Hiina tõi eelmisel aastal. Täiesti teistsuguse tasemega paraadiga. Seal oli sõnumiks öelda, vaadake, et tehnoloogiline lõhe, mis teie arvates on meie ja Ameerika Ühendriikide vahel, ei ole sugugi nii sügav, kui te arvate. Sest seda me teile näitamegi. Ja see juba üllatab teid. Kujutage ette, mida me teile ei näita. Ja see oli väga selge. Hiinlased näitasid seekord erinevalt varasematest aastatest ainult nende endi toodangut.
Nõukogude päritolu elemente enam ei olnud. Täpselt, ma nägin Xi Jinpingi, kes kandis Mao ajastu vormiriietust. Kas te mäletate? Ta ei olnud ülikonnas ja lipsuga. Xi Jinping on alati ülikonnas ja lipsuga. Tal on isegi pidžaama ülikonna ja lipsuga. See on bellissimo quando sõidab. Tema, see tähendab väga kena, seal oli ta riides. Con la tenuta. Miks? Sest Mao omakorda on Hiina muutuse sümbol. Xi Jinping ha fatto Muuta Hiina Rahvavabariigi põhiseadust, et eemaldada presidendi ametiajale seatud 2 ametiaja piirang. Seega pakub ta end välja kui Mao 2.0 ja rõhutamaks järjepidevust suure tüürimehega, tema, teine suur roolimees, riietub nagu tema. Need asjad, need kaudsed sõnumid on mõistetavad ja märgatavad. Sama kehtib ka mais Punasel väljakul peetud paraadi kohta. See on sõnum, millega Venemaa ütleb, me tahame selle sõja selle aasta jooksul lõpetada. Meie tõlkisime selle valesti. Meie tõlkisime seda nii, et tahame lõpetada ja seega otsime nüüd kompromissi ja vaherahu. Kuulates kogu Putini kõnet on tema arvamus, et meie tahame selle lõpetada, sest me suudame selle sel aastal võita. See on Putini arvamus, see ei pruugi nii olla, aga tema on selles veendunud. Ta on selles veendunud. See suur avatus, jumal küll, neil ei ole tanke ja nad paluvad rahu. See on natuke vildakas sõnum, mida saata. Minu arvates, ja mind lohutab see, mida Putin ütleb, on see, et vahendeid pole, sest kõik on suunatud lõplikule pingutusele. Lõplik pingutus on suunatud võidule, mida nemad kujutavad ette oma tingimustel, mitte meie omadel. Aga see oli eelmisel aastal, kuigi nad kindlasti kulutasid siis rohkem ressursse kui praegu. See tähendab, et ründeküljest 2004-2025 olid nad ikkagi korraldanud suurejoonelise paraadi. See oli jõudemonstratsioon. Nüüd on see pigem kokkuhoiu näitamine. Kas see on teadlik valik või objektiivne raskus või mõlema segu? Kuule, ükskõik kui raskes olukorras nad ka poleks, 40 tanki ja 10 suurtükki leiab ikka Venemaa Föderatsioonist. Need on ju ka ajaloolised, eks? Mõte on selles, et annad neile korraliku poleerimise, värvid üle ja kõik on korras. Asi pole selles, et neil poleks 40 veokit. Ei, see on lihtsalt ettekujutus. Ka sellepärast ütlen, et neil on varus umbes A, mida nad pole kunagi rindel uuesti kasutanud. Aga me oleme sellest palju kordi rääkinud. See piirkond, praktiliselt see puhvertsoon, tahtlik või tahtmatu, mis on aastate jooksul tekkinud, umbes 40-50 kilomeetri lai. Kus, kui sa tõesti tahad, võtad jalgratta ja sõidad seal keskel, siis tuleb droon ja laseb su maha. Ja on peatanud mõlema poole soomusüksuste tegevuse. Pange tähele, et isegi ukrainlased ei küsi enam miljardeid tanke. Seal on miljardeid tanke, mida oleks vaja. Kui sa neile annad, siis nad ei ütle neist ära. Aga enam ei ole seda kinnisideed, et meil on vaja Leoparde, meil on vaja Abramse, meil on vaja seda, nagu oli 2 või 3 aastat tagasi. Lihtsal põhjusel, et sõda on kogu rindel arenenud. Alal, mis on ei kellegi maa, kus on surmav jalgsi liikuda, rääkimata siis tankiga. Aitäh! Ja see ongi fakt, et see on igal juhul ainus 9. mai paraadid ajaloos Venemaal, kus pole tehnikat. Ja minu arvates on venelased sellest kindlasti väga häiritud. Jah. Venelasse. Ta pistis selle mulle kuhugi sisse. Putin selgitas talle seda siiski. Aga miks? See on tema jaoks sisemine löök. Korraldada paraad suurte paraadide stiilis. Aga see annab märku, et midagi uut on muutumas. Kui sa teed alati samu asju, tähendab see, et võrreldes eelmise aastaga pole veel midagi muutunud. Tuleb ka öelda, et Venemaa Föderatsiooni kodanikel hakkab sellest sõjast juba villand saama. Sest ikkagi perekonnas on surmasid, puudust ja neid asju hakatakse juba tundma. Anda märku muutusest öeldes, vaadake, me oleme lõpusirgel, sellepärast meil polegi midagi.
siis ütledki neile, et okei, kui me oleme lõpus, siis las olla nii. Kui sa teed talle sama asja nagu eelmisel aastal, siis pole midagi muutunud. Tegelikult on ka sümbolitel oma tähtsus. See on natuke nagu öelda, et tõmbame kõik rihma koomale. Tõmbame rihma koomale viimased meetrid, ütleme nii, sest oleme peaaegu finišisse jõudnud. Me saame sellest aru ja tahame seda näidata. Näitame teile kangelasi, tänu kellele oleme siia jõudnud, lastes erioperatsiooni veteranidel oma autasudega mööda marssida. Ja neid mainides, seal läheb mööda Jumala, kristlaste viha. Seega pole lihtne nimetada kõigi seal koos olevate pataljonide inimeste nimesid. See on valik. Kui nad oleksid seda teinud eelmisel aastal, oleks praegustest inimestest 4 korda rohkem mööda marssinud. Nad poleks nimede ja perekonnanimede ütlemisega kunagi valmis saanud. Seekord otsustasid nad hoopis näidata, kes on võidelnud ja kes võitleb erioperatsioonis. Need teised, kes siin ei ole, on hõivatud või veel hõivatud seal. See on sõnum. Viimaseks tõukeks, olgu see tõsi või mitte, see on juba teine teema. Loetud selles rollis. Nad ei jaksa enam. Asi pole selles, et neil oleks puudu 4 tanki. Tankid. Miks just? Valik muudab asja huvitavaks, sest see on valik, mis igal juhul tekitab kahju. Väljaspoolt on neid muidugi narritud, ilmunud on palju meeme ja muud sellist. Vladimir Putin väidab, et tema arvates lõpeb sõda Venemaa ja Ukraina vahel. Muidugi tema omal moel, ehk tuleb alati lahti mõtestada, mida ta lõpetamise all mõtleb. Ta kordas seda järgmisel päeval. Näete, see ongi ajalehtede probleem. Aga suures pealkirjas ei oodata 48 tundi, et näha, kas ilmub midagi, mis täiendaks juttu, sest kui seda niimoodi võtta, siis tundub, et pagan, Vladimir Putin tahab tulla rääkima ja selle sõja lõpetada. Tegelikult tuli hiljem välja veel üks Vladimir Putini avaldus, kus ta ütleb, et nad tahavad Donbassi vallutada. Nii et nad peavad silmas, et see saab läbi siis, kui nad saavutavad oma minimaalse eesmärgi, mis praegu on Donbassi vallutamine. See on päris suur erinevus selle vahel, et see on kohe lõppemas. Kas nad suudavad selle sõjaliselt saavutada? Ma ei tea. Kas nad suudavad selle sõjaliselt saavutada? Mul on selles osas kahtlusi, tegelikult on neid isegi rohkem kui lihtsalt kahtlus. Aga sõdu ei saa lõpetada ainult sõjaliselt ja see võib olla õige hetk äri tegemiseks, ütleme siis nii. Mina annan sulle midagi enda käest, sina annad mulle midagi enda käest, sellised asjad siin. Praegu on Ameerika Ühendriikide president Pekingis. Ta võttis kõik endaga kaasa. Pool Wall Streeti saatust, et äri teha, aga see on varuratas. Kindlasti siin 12–14 magnaati, kelle ta kaasa võttis, teevad mõne tehingu ja kui poliitiliselt asjad halvasti lähevad, saab ta alati öelda, jah, olgu poisid. Me ei jõudnud millegini, aga teeme lepingud kaasa mitme triljoni dollari eest, nii et päris mõttetu reis see polnud. Aga kui sa võtad endaga kaasa 14 nii kõrgetasemelist delegaati, tähendab see, et sul on tohutu hirm. Et ainus asi, mida sa koju kaasa tood, on mõne lennuki müük või mõni äritehing. Probleem on selles, mida poliitiliselt kaasa tood, sest ma arvan, et Trumpi puhul, hoolimata tänastes uudistes loetud avaldustest, pole me seda veel hinnanud. Meil pole midagi vaja, Iraani oleme me juba tasandanud, meie jaoks on see tühi asi. Mikrokato kinnitab mulle seda hiljem, mitte Non è qui, però et Woodis mõõdetakse. Poliitik, porti, ma arvan Trump. Juures. non so come. Need on avaldused, mida ma lugesin uudistest. Ma pigistan natuke silma kinni Ukraina suhtes. Ma annan neile juba niigi vähe, jätkan neile veelgi vähem toetuse andmist. On ainult eurooplased. Ja seetõttu võib Putin arvata, et see ongi lahenduse tee. Aga miks? Kui ta arvab, et suudab lahinguväljal vallutada selle, mida ta pole veel saavutanud, siis võimekus hakkab natuke nappima. Sest ma usun, Andare di forza dove non è arrivato oggi, credo che sealt uudiste saate avaldused, mitte mõõdetud. Probleem on poliitiline, ma arvan, et see on natuke käest ära läinud Putini keskel, mida Marko Baronšini küsib. Ma selgitan paremini, kuna ta küsib, kas me rääkisime varjatud ähvardusest. Mida ta sellega mõtleb?
Ta mõtleb, et mingil hetkel Putini kõnes oli hoiatus Armeenia jaoks, kes liigub, ütleme nii, Euroopa poole lähemale. ja see on sellepärast, et see on väga vastu sellele jutule, et NATO laienemine on vallandav põhjus ja see on väga vastu selle asemel. Meie selles kanalis oleme seda juba päris kaua rõhutanud, see ei ole läheduse küsimus. Jutt Ukrainasse paigutatud rakettidest, nagu tuumavahetuse korral oleks vahet, kas rakett stardib Saksamaalt või Ukrainast. Sina tulistad, nemad tulistavad, midagi ei muutu. Tahate paralleeli? Venelastel on tuumarelvad Kaliningradis kogu aeg olnud, ega me sellepärast juukseid peast ei kisu. Ometi saavad nad tehniliselt pommitada Berliini paari minutiga, palju kiiremini kui ameeriklased Saksamaalt saavad pommitada Moskvat, lihtsalt et anda aimu. Nii et see ei ole. Dove sono I missili? Minu arvates kunagi olnud sadamakultuuri küsimus, sest ma arvan, et väljaspool avaldusi on see mõõdetud. See on poliitiline küsimus, ma arvan, väljaspool neid avaldusi, mida ma täna uudistest lugesin. Ei ole mõõdetud. Probleem on avaldustes, mida ma uudistest kuulsin. Tundub, et sul on probleeme. Problemi con... Sa oled natuke segaduses. Nüüd? Nüüd ma kuulen sind, aga ma ei tea, kas teised näevad. Okei. Olgu, asi on selles. Ukraina, mis läheneb väga läänele, suudab muutuda laboriks, mis paratamatult hakkaks mõjutama ka Venemaad, kuna ollakse nii lähedal. Ja see on mudel, mis kindlasti ei meeldi Putinile ega tema oligarhiale. Seega see sobib väga hästi sellega, mida ta ütles Armeeniale. Nagu öeldakse, ole ettevaatlik lähenemisel läänele. Ma hoiatan sind kohe. Vaata, kuidas läks Ukrainas. Ja ta viitas Euromaidanile. Juttu ei olnud NATOst ega sõjalisest ohust, vaid just sellest, et ole ettevaatlik, keda sa valid. Kuhu poole sa liigud? Ka sellepärast, et kui ta laseb Ukrainan sellest karistuseta pääseda, ütleb ta kõigile teistele, kes selle peale mõtlevad, järelikult on see võimalik. Siis võib teha. Ja see on surmav Venemaa Föderatsioonile. Talle ei ole see lubatud. Ma ei ütle, kas see on õige või vale, et see nii on. Ma ütlen lihtsalt, et mitte ainult Venemaa pikaajalises vaates, vaid just sellest ajast pärast Nõukogude Liidu lagunemist Venemaa vaatenurgast. Ja nüüd on olemas maa-ala, mille sees ei ole sul lubatud teha kõike, mida tahad. Ja otsus minna isegi vaenlase territooriumile, mis ei ole tegelikult ideoloogiline küsimus, vaid pigem kaudse rünnaku küsimus. Mirko ütles õigesti, see on nagu Lääne-Berliiniga. Berliin, see tähendab, et Berliini lääne osa oli palju säravam, palju rohkem kõike täis. Olen kuulnud inimestest, kes ronisid üle, et minna Lääne-Berliini. Aga Saksamaa jaoks oli Lääne-Berliin nagu New York. Aga miks? Sest iga sakslane, kes lihtsalt aknast välja vaatas, nägi, milline oli läänemaailm. See oli elav reklaamplakat aastakümneid. See oli 3-mõõtmeline psühholoogilise sõja mudel, kaup. Propaganda ei töötanud ka, sest kui keegi avas selle ja vaatas sealt, siis vaatas ta mööduvaid autosid. Autod sõitsid ringi, vaadati oma maja ees. Ta nägi Trabanti, mis oli järelmaksuga ostetud pärast järjekorras seismist ja teiselt poolt nägi ta BMW-sid, Mercedeseid, nägi asju, mille kohta ta ütles, millal mina neid asju kunagi näen. Teistsuguses mõõtkavas teeks Ukraina sama tööd. Ja meie oleksime esimesed, kes viskaksid sinna pilvelõhkujaid, kõik ja veel rohkemgi. Said aru? Sellest saab pehme jõuvorm, sest see on sõna otseses mõttes naabrimuru. See tähendab, et venelane, kes tuleks üle, kui sõda poleks, ütleme, et seda poleks juhtunud ja Ukraina oleks aina lähemale tulnud. Seega oleks olnud investeeringuid ja nii edasi. Venelane, kes oleks üle piiri tulnud ja Ukrainasse sisenenud, oleks 20 aasta pärast näinud palju paremat riiki, heaolu ja sotsiaalkaitse mõttes kui Venemaa. Seal hakkaks ta vihastama ja on vaja arvestada, et peale Peterburi, Moskva ja väga väheste teiste suurte linnade
mis võiksid siiski enam-vähem võrrelda lääne pealinna või lääne linnaga, kuigi madalamal tasemel. Ülejäänu elan Nepis, Viterbo provintsis, Nepi elanikud, Russo Nepi. ma ei tea, ma arvan, et see on nali. Denon on tõesti väga halvas seisus, aga tõesti väga-väga halvas seisus. Kui põllumajanduslik osa, kui väikeste linnade osa, kui Ukraina maaelu osa oleks kunagi olnud eeskujuks elamiseks maal. Aga mul on isegi satelliittelevisioon, vaata autot, ja kui ma ei tea, mida teha, siis suvel lähen Musta mere äärde puhkama. Ja sul on kemmerg õues, kui sul veab, siis teed paar arvestust ja vaatad sellele, kes kõike juhib. Mõtled, et kuidas nii? Mul on ikka veel selline kemmerg ja tema on seal. Aga ikka juhid sina kõike. Need asjad tulevad lõpuks ikka välja. Seal on osa Venemaa. Bianca, ma ei räägi Venemaast, sellest sügavast Siberist, teisest maailmast. Aga on olemas osa Venemaa maapiirkonnast. Peaaegu nimetame seda Euroopa osaks, mis võib-olla teeks selle ära. Ja nad on proovinud, eks. Maidani teema sündis suuresti sellest. Võtame vastu Venemaa kaubandusliku ettepaneku endaga siduda, aga seal oli lõks sees. Sest Venemaa teadis väga hästi, et Ukraina ei suuda seda gaasi maksta ja seetõttu satub ta paratamatult võlgadesse. Ja võlgadega kaasnes Venemaa suurem poliitiline mõju, mida ta praegu teeb Moldovas. Sundtehnika. Aga rahvas otsustas hoopis lääne poole liikuda. Kindlasti oleks lääne mudeli juurutamine Ukrainas võtnud väga kaua aega, umbes 20–30 aastat. Ja ausalt öeldes ei usu ma, et Putin oleks seda oma elu jooksul üldse näinud. Ma tunnistan ka, et meie lääne mudelil hoolimata selle ilust ja säravast rikkusest on siiski mõningaid probleeme. Neid probleeme mainib Ameerika Ühendriikide president, mitte mina. Kui ta kurdab, ütleb ta, poisid, meil pole siin ühtegi tehast, meil pole midagi, meil on töötud. Peame taas looma koha, kus saab tööd teha. On tõsi, et meil on tehisintellekt, on tõsi, et meil on IDEC, on tõsi, et meil on armee, maailma tugevamaid. Aga meil puuduvad inimesed, kes hommikul lähevad tavaliselt tööle ja elavad oma elu. Ja see on president, maailma kõige kapitalistlikuma osa juht. Nii et meie mudel ei ole see, et... Aga see oli teadlik valik, sa ei jõudnud selleni majandusliku allakäigu tõttu, vaid sa valisid selle. Just, ma ei paku ka kapitalistlikku arengumudelit, ma ei ole kommunist, isegi mitte liige. Või midagi sellist. Meie mudel, kui see on reeglitest ilma jäetud, on, nagu keegi ütleb, konkurendi hirmust ilma jäetud. On autoreid, kelle nimesid ma praegu kellaaja ja ravimite tõttu ei mäleta, aga on autoreid, kes ütlevad, et nõukogude süsteem ei ole nii väga. See atomirelvad kaotatud probleem ja un paragone kapitalistlik, mis pidi tõestama, et suudab anda sotsiaalseid tagatisi, mida andis Nõukogude Liit, kuigi majanduskeskkond oli erinev. See pidi olema lahkem kapitalist. Seetõttu sotsiaalelamud, tasuta haridus. Selles mõttes on see äärmiselt huvitav, Paulo, sest see sama probleem oli ka venelastel sisemiselt. Kui Nõukogude Liit kadus, ütles ta, et ma ei pea enam tõestama, et olen hea ja kaastundlik. Ma muutun kapitalistiks, kellel on verest tilkuvad hambad. Seega teile. Meil on kapitalismi idee ilma konkurendi hirmuta. Nimetagem seda nii. Rollid vahetades võib kapitalistlik mudel tunduda särav kindlasti. Ukrainas vaadates isegi hiilgav. Kui seda 20, 30, 40 aastat omal nahal kogeda, oleks paljud algsetes ootustes pettunud. Aga see on äärmiselt dysfunktsionaalne alus. Putin ei taha isegi riskida sellega, et öelda, näete, võib-olla oli meil ka midagi head. Ei, ta ei taha seda riski võtta ja ma saan aru tema vaatenurgast. Ei, kui sul pole konkurenti, siis sind ei suruta tagant. See ongi põhjus, miks see mudel on alati läbi kukkunud. Sind küll surutakse tagant, aga see pole ka takistus muutusteks. Ei olnud sisemist tõuget öelda, aga mina tahan paremini teha ja nii edasi. Ei, palk oli alati sama.
vaata. Vaadake, meie olime esirinnas külmasõjas Varssavi pakti vastu, mis oli teisel pool. aga kas teie arvates ootas kogu Euroopa kapitalism ainult võimalust anda meile samasugune heaoluriik, nagu Euroopa riikidel oli? Pensionid, termaalravi, avalik tervishoid, avalikud koolid, just sellisel viisil. See oli viis öelda, vaadake, kapitalistlikus ja majanduslikult liberaalses maailmas on võimalik elada ning väärikalt elada. Arsti juures tasuta käimiseks ei pea olema kommunist. Ülikooli minemiseks ei pea olema kommunist. Sest sa võid olla kapitalist ja ometi on ülikool taskukohase hinnaga. Seega oled sa läbi kukkunud mudel. Lõpuks Itaalias aga kogu sotsiaalsüsteemi koorem öeldakse, et pole enam vaja seda üleval hoida, kuna kedagi pole enam alles. Pole enam kellelegi midagi tõestada. Ja see on selle loo kurb osa. Puuduvad ka need poliitikad, mis olid vajalikud selleks, et ligi meelitada, näidates, et see oli parem mudel. Näed, seda ütleb Stefano Pizzin. Stefano Pizzin ütleb, et läänes olid sotsiaaldemokraatiad. Sotsiaaldemokraatiad on kapitalistlik, humanistlik vastus puhtale sotsialistlikule mudelile, kus me kõik oleme võrdsed. Riiklikult juhitud majandus. Sinna poole jätan teile selle mõtte, me liigume ja lugege mind hoolikalt. Seda ütleb Musk, seda ütleb Peter Thiel, seda ütlevad need inimesed. Ja siis öelge mulle, kas te leiate suurt erinevust ülevalt juhitud majandusega, nagu 5 aastagu plaanid, mida rääkis Nõukogude Liit või Hiina? Kõik valitakse välja eliidi poolt, kes otsustab kõigi eest ja ütleb, mida tuleb teha. Poisid, mida tuleb teha just? See ongi. Modello economico. Kommunism, mis tuleb tehisintellekti liidrite kaudu. See on huvitav, kas pole üks perioodidest või see on? Partner on saabunud. Turbokapitalism, see tähendab, et tehakse kõike kasumi nimel, isegi kui ma viin tehased teisele poole maailma. Ja me oleme seda viimase 30 aasta jooksul näinud. Tehased viiakse süstemaatiliselt välja ja lammutatakse ainult kasumi nimel. Näete, seda mudelit ajendas ka vastupidine mudel, sest pidi näitama, et see on parem. Et avage puurid. Fare solo Puhas kapitalism, kus igaüks teeb omaette analüüsi turu kohta ja mõtleb ainult kasumile. Ei, ma ei ole näinud Barsoli analüüsi, Renato, aga ma nägin, et tema raamat jõudis mulle täna kohale. Impeeriumide vastu, teist raamatut pean veel lugema, sest me kutsume ta kanalile. Raamat jõudis mulle täna, nii et ei, ma ei ole seda veel näinud ja pean selle veel läbi lugema. Aga ma tunnen, et toetan seda, mida Kapitini ütleb. Teine punkt, mis võib-olla pole väga välja tulnud, aga mis siiski on olemas esimest korda. Putin peale selle, et ta ütleb, et tahab Zelenskiga rääkida, mis ei vasta tõele, ta ei tahtnud Zelenskiga rääkida, kui ta alles eile ütles. See on uudis, see on tõesti uudis. Et ta ei olnud legitiimne, tüüpiline Berlusconi. Ta distantseerus iseendast. Aga jätame selle, poliitikas võib ju teha, mida tahad. Teine oluline punkt minu arvates on see, et esimest korda tahab ta rääkida eurooplastega. Jah, see meile väga meeldis. Kui me pikk magasime seal, siis ta ütleb, et ma tahan temaga rääkida, siis ta helistas. Ta ütleb, kes vastab telefonile, ma lähen, mine sina, pane püksid jalga, pane lips ette. Kuidas nii? Millest on tingitud see muutus, et äkki ei ole enam Ameerika see, kellega Putin väga tagasihoidlikult üritab midagi arutada, vaid hoopis Euroopa? Ma arvan, et see on ikka see Vene moodi, aga siiski tasakaalu tunnustamine. Ta ütleb, et kuna ameeriklased on nad maha jätnud, ameeriklased on vähendanud oma panust ja abi Ukrainale. Suurem osa materiaalsest poolest, relvastusest ja nii edasi toimub ringkäiguna. Me ostame ameeriklaste relvi ja anname need siis ukrainlastele. Jääb see, et Ameerika Ühendriigid pakuvad endiselt suurt luuretoetust, pakuvad satelliitsidet. Ei ole nii, et nad ei tee midagi, aga majanduslikust vaatenurgast ehk raha osas paneme meie, eurooplased, raha välja
meie ostame relvad ameeriklastelt ja anname need ukrainlastele, seega muutume sõja osaliseks. Sest see on see, mis igapäevases praktikas toidab seda. Kuna ameeriklased ei ole enam peamised sponsorid, ameeriklaste heakskiidul, ma arvan, ütleb Putin meile, eurooplastele. Kui teie olete need, kes seda konflikti elus hoiavad, siis räägime teie eurooplastega. On üks õigustatud küsimus. Need kuulsad 90 miljardit Orbani ja Fico kadumine, kes muide läks Venemaale, ei osalenud, kui ma ei eksi, paraadil, aga kohe pärast seda pidas ta vestluse. Siis tema Trooja hobused, et mehhanismi blokeerida, eks. Aitäh, seal sees on. Euroopa, mis end esitleb. Nii, Euroopa, me ütlesime midagi arukat. Meil kulus 2 päeva, et seda öelda, aga lõpuks ütlesin, et kui me peame teiega rääkima, siis valime meie ise esindaja. Üks asi, mida tuleb arvestada, on see, et 5 sõja-aasta jooksul ei ole Euroopa Liit kunagi määranud teist esindajat, kelle ülesandeks oleks seda tööd teha. Esineda Euroopa Liidu nimel kõnelejana. Ärme palun saada sinna Kallast. Aga kujuta ette, saadame Kallase sinna, siis leiad ta Siberist, olemegi temast lahti saanud lõpuks. Seal ongi Kallas. Saadame Kallase sinna, sest seal puhkeb tõesti tuumasõda, tal pole üldse sellistes asjades taptitunnet. Aitäh, ei, see ei ole nii, tal ei ole. Võib-olla capisci Taktitunnet. Ei ole, me saadame sinna mikrodoosi, mikrovatti, see on piin. Ta on see loot. Nüüd jõuame selle osa juurde, mis rindel ei juhtu. Praktiliselt ei juhtu midagi. See on viimane üsna põhjalik dokument Ukraina kulutussõja kohta. Kui vaatame ka viimase 2,5 kuu või õigemini 5,5 kuu rindel toimunud animatsioone, siis täna on 13. Ma ei ole näinud sellist rinde aeglustumist alates 2022 aasta lõpust. See tähendab, et võrreldes 2023, 2024 ja 2025 aastaga, mil toimus palju muutusi. Et teile aimu anda, see on Donbassi animatsioon alates 1. jaanuarist 2026 kuni tänaseni. Alates Limani rindest kuni praktiliselt Urihivi rindeni. Et teile aimu anda, siin on Kostjantõnivka, Pokrovsk ja nii edasi. See on rinde liikumine viimase 5 kuu jooksul peaaegu märkamatu, välja arvatud rindelõik, mis liigub Slovjanski Kramatorski suunas. See on ainus, mis liigub. Tegelikult väga vähe, muide. Kui teha kokkuvõte sellest, mida nad on kaotanud Zaporižžja rindel ja sellest, mis on kaotatud, siis nad on veidi plussis, aga see on sisuliselt 0. Nii et see edeneb väga aeglaselt. Ja ma ei ütle seda niisama, minge ise vaadake. Ma olen teile pannud terve rea, tegelikult panen selle ka vestlusesse, Vene sõjaväelasi, isegi Vene sõjablogijaid. Isegi need kõige optimistlikumad, ütleme nii, ütlevad, et parimal juhul võib olla sügiseks 2026. Minu arvates on nad isegi liiga optimistlikud, võiksime olla Kramatorski, Slovjanski lähedal. Mis tähendab, et tulemusena teeme näo, et jõuame 2026 aasta lõpuni, 5 aastat sõda. See ei ole just asi, millega koju minna ja pidu pidada. Nii et on ka see objektiivne raskus kokku puutuda tegelikkusega rindel, mis on sõna otseses mõttes seisma jäänud. Sul on mikrofon kinni, Paolo. Ja siis tuleb meeles pidada, et Donbassi vallutamine on materiaalne tõend sellest, et me selle võitsime, kuid see ei ole Venemaa strateegiline eesmärk. Venemaa strateegiline eesmärk on endiselt see, mida me varem mainisime, takistada Ukrainal mingil moel sattumast sellesse olukorda, mille pärast sõda välja kuulutati. Aitäh! Idee oli vahetus, riigi võimuvahetus, see tähendab pigem võimuvahetus kui võrgukontroll. Ja see ongi raske osa võib-olla, tähendab läbirääkimiste osa seda, et tuleb läbi rääkida, ma ei tea kuidas, läbi rääkida Euroopaga, ameeriklaste heakskiidul, et ma võtan Donbassi või osa Donbassist. Ja see teeb rõõmsaks Vene talumehe, kelle poeg suri selleks, et saada endale tükk maad. Aga see ei ole põhjus, miks mina Putin sõtta läksin. Mina läksin sõtta selleks, et see maailma osa ei kuuluks ei teile
ega midagi ei kuuluks mulle. Sellel teemal on juba raske läbi rääkida. Putin teab kindlasti, et Euroopa Liiduga läbirääkimiste pidamine, mis ei ole üks inimene, vaid riikide vaheline kokkulepe, ei ole nagu Ameerika Ühendriikidega läbirääkimiste pidamine. See ei ole nagu rääkida Bideniga või Trumpiga. Mina räägin kellegagi, kes kui ütleb mulle olgu, siis ma lähengi. Tema teab, et peab rääkima äärmiselt nõrga vastaspoolega. Olgu see siis Schröder, kes ei ole, või Merkel, kes see samuti ei ole. Schröderile ei ole see kasulik. Pole juhus, et on väike öö. Ta ütles, siin on tema, Schröder. Sest kuni 2022 aastani töötas Schröder Rosneftis. Aga ta tegi seda aja säästmiseks, ütleb Schröder. Mul on ta siin lähedal, ta on juba siin. Pean sulle meelde tuletama, ma räägin temaga. Ta tegi seda mugavuse pärast, et säästa reisikuludelt. Nii, ütleme siis, keda iganes valitaks esindajaks, et läbi rääkida kelle nimel. Kelle nimel siis? Te saate aru, kui erinevad huvid igal riigil oleksid sel hetkel Venemaa Föderatsiooni suhtes. Ungari elab Vene gaasist. Tšehhi Vabariik enam-vähem samamoodi. Saksamaa. Kui nad ütleksid, kuule, me avame sulle taas gaasitorud, see tähendab, sind nimetatakse keisriks. Prantslased ei tee seda, meie ei tea. See tähendab, et sellest on saanud Euroopa läbirääkimiste föderatsioon võrreldes Venemaa Föderatsiooniga. Võib-olla sobiks see isegi venelastele, kui panna ametisse valitsus, mis ei ole küll venemeelne, aga vähemalt mitte Euroopa-meelne. See on riik, mis kaupleb mõlemaga, ütleme nii. Ütleme nii, et ta püsib rahulikult omaette, natuke siit, natuke sealt ja siis vaatame, kuidas läheb. Sest see on lõppeesmärk, mitte Donbass. Euroopale avanemine tähendab avanemist kellelegi, kes on olemuslikult nõrk, sest tal puudub poliitiline esindatus. Väga lihtsalt öeldes, Ütleme nii, et ta ei ole mees, keda Euroopa aktsepteeriks oma värvide esindamiseks. Ükskõik kes iganes, ükskõik kelle nad saadavad. ta ei saa füüsiliselt rääkida kogu Euroopa Liidu riikide nimel, sest ühist nägemust ei ole. Kuni sa ütled, et anname relvi, anname raha ja nemad teevad. Sõda, see asi on lihtne, aga kui hakkad ütlema, et sõda enam ei peeta. Mida mina sellest saan sel hetkel, hakkab iga riik endalt küsima, aga mida mina sellest saan? Et öelda, jah, teeme nii. Mina Kreeka, mida mina sellest saan? Mina Portugal, mida mina sellest saan? Mina Belgia, mida mina sellest saan? Mina Saksamaa Liitvabariik, mida mina sellest saan? Aga see ei ole Saksamaal eriti armastatud. Ei, Saksamaal vihatakse Schröderit. Aga tõesti mitte Schröder. Rahuleping, mis on täielikult poolakate kasuks ja millal see kunagi ungarlaste kasuks on olnud. Ja näiteks tšehhid, siis hakkavad taas esile kerkima, pinnale tõusma need sisemised hõõrumised Euroopas, mis on alati olemas olnud. Putin, ma arvan, kasutab seda ära, teades hästi, et Euroopal puudub jõud. Sest seda ei ole loodud selliste asjadega tegelemiseks, selliste olukordade haldamiseks. Meie vaatame Ameerika poole ja küsime, mida me peame tegema. Seda me neilt küsimegi ja see ongi see kokkulepe, mis meie peade kohal liigub. Räägi sina eurooplastega, sest kui nad ei tea, mida teha, helistavad nad meile, ameeriklastele, Washingtoni ja küsivad, mida nad peavad tegema. Me ütleme neile, mida nad peavad tegema ja nemad teevadki seda. On ka üks valik, mis on lihtsalt silmapette. Mina ütlen Schröder, nemad ütlevad Schröder. Mitte mingil juhul. Kas sa maksid selle eest kuni eile? Ei. Kordan, siia võib tulla ka Karl Suur. Siia võib tulla ka Karl Suur, keiser Augustus. Tegelased, kellel on teatud tähtsus, Bonifatius 8, nüüd nad ei tea, siin on need tegelased. Päikese kuningas, näete, Päikese kuningas saadetakse Euroopasse. Siin on ka suurte bukoolikute tore kohalolek, see sobib ka hästi. Pole kedagi, kes ei esindaks midagi. Pole midagi, mille taga poleks kedagi. Pole midagi, mida saaks esindada ainult üks inimene. Kui meil on vaja kellestki rääkida, saadame oma peaministri. Macron tuleb kohale, Saksa kantsler räägib Saksamaa eest. See on lobisemise mõõde. See on see mõõde. Ma näitan sulle natuke, mida sõjaväelased arvavad. Blogija, see on Ribarilt, aitäh.
põhimõtteliselt ütleb ta, et lõpuks Venemaa, isegi kui Vene armee suudaks hüpoteetiliselt võita mõne positsiooni mööda riigipiiri, ei muudaks see ikkagi midagi tagapoolsetes piirkondades. Nende artiklite lõpus ütleb ta, see on see, mida Ribar ütleb. Pole enam mehhaniseeritud tankirünnakut. Ukraina kaugmaarakette ei saa peatada, sest Venemaal pole õhutõrjet kogu territooriumil. Isegi kui venelased sõdiksid selle nimel, et edasi liikuda, ei muutuks midagi, sest pole vahet, kas viid selle 20 kilomeetrit edasi või 20 kilomeetrit tagasi, midagi ei muutu. Nii see on. Veel üks Vene propagandist, kelle nimi on Mihhail Svinchuk, väitis, et naabrite süüdistamine on venelastele mugav ettekääne, kuid see lihtsalt ei vasta tõele. Tema sõnul peavad venelased tunnistama, et Ukraina suudab nüüd lennutada droone väga suurtele kaugustele. Ja just neil päevil räägiti sellest, et Ukraina droone on nähtud isegi Uuralites. See on video Ukraina droonist, mis on 1600 kilomeetri kaugusel. See, mis toimub ameeriklastega, Iraaniga. Sa võid järgmised 25 aastat saata droone üksteise pihta. Venelased Ukraina pihta ja ukrainlased Venemaa pihta. See ei ole viis seda lõpetada, see ei toimi. See on lihtsalt viis surve hoidmiseks, see küll. Sa ei saa arvata, et sõja pöördepunkt on see, kui venelased korraldavad raketikampaania ja hävitavad selle või teise asja. Ja ukrainlased korraldavad droonikampaania ja hävitavad rafineerimistehased. See ei ole see. See tähendab, et see ei ole lahingu otsustav tegur ja see jääb endiselt nii. See tundub kummaline, jalavägi, mis on maismaa osa, aga mis ei saa droonide tõttu liikuda. Nii et see sõda võiks rahulikult jätkuda järgmised aastad, lastes igal nädalal välja 20 drooni üksteise vastu. Ja sina oled seal, ootad bussi Lvivis ja sina ja Lvivis. Aga see ei muuda midagi, see paneb inimesed elama pidevas ebakindluses. Aga see ongi see, mida nad ei olnud ette näinud. Nad arvasid, et toovad sõja Ukrainasse ilma ise midagi kannatamata. Teiselt poolt nüüd, kui rinne on seisma jäänud, ei taheta mehi ohtu seada. Ei ühelt ega teiselt poolt. Oli üksik ja tagasihoidlik rünnak mõlemad poolt. 1,5 kuud tagasi, üks Limanis, üks Pokroosis, mis lõppesid väga halvasti. Nii Ukraina poolelt, see oli Skala pataljon, kui ka Vene poolelt. Vähesed tahavad oma nahka ohtu seada. Ja nii jäädaksegi olukorda, kus mina saadan sulle droone. Sina saadad mulle droone, siis kellel on rohkem kaotada? Venelased, sest neil on kindlasti väärtuslikumad sihtmärgid. On palju mõttekam tabada rafineerimistehast kui paari kortermaja. Ukraina ka sellepärast, et enamik tuleb ikkagi välismaalt. Ja laod, kus droone toodetakse, on nii palju, nad on väikesed ja hajutatud, et lõpuks ei ole see selline tööstus, mida saaksid tabada. Isegi ukrainlased ei suutnud tabada Kerbera droonide tootmist. Shahedi tuletised. Miks venelased on neid nii palju teinud? Laod ei ole see, mis peatab suuremahulise tootmise, olen märganud. Aga juba umbes 7-8 kuud on paljud sõjaväelased, blogijad ja isegi mõned Itaalia propagandistid hakanud rääkima. Algseid eesmärke me ei suuda saavutada. Maksimaalselt saab Donbassi vallutada, aga kui Donbass on käes, okei, sul on see. Ja siis, kas see ei ole eesmärk? See ei ole see, mille poole püütakse. See ei ole Putini eesmärk. Sellel hetkel oleks see tõesti strateegiline kaotus. Kui asjad lähevad nii, siis võtke Donbass ja meie läheme Euroopa Liiduga kaasa. See oleks kaotus, mis oleks võrreldav sellega, mida Trump kogeks, kui need kõnelused lõppeksid. Ta ütles õigesti, Ormusi hoiame endale, Pastarani hoiame endale ja hoiame ka teisi ajatollasid. Ta hävitas natuke asju, aga see oli meeldiv. Ma arvan, et Putin usub endiselt, et strateegilise eesmärgi saavutamine on võimalik. Tõsi, see, mida me ütlesime selle saate alguses, et tegemist oli režiimiga, mis polnud küll sõbralik, aga vähemalt mitte vaenulik. Ja ta usub seda endiselt. Nüüd võib see režiim, kui ta kaotab selle Ameerika administratsiooni toetuse, siis jõuame ka selleni, et Putinil pole kindlust,
et ta ehk veenis Trumpi administratsiooni mitte toetama Ukraina valitsust. Aga kus sa tead, mis järgmine administratsioon aga näeb seda hoopis teisiti ja alustab uuesti massiivse abiga Ukrainale antiveneliku suunaga. Trumpi administratsioon on nii tasakaalust väljas, mitte ainult tema ise, kes on oma loomult tasakaalust väljas, vaid ka Trumpi administratsiooni poliitilised liikumised on sellised. Jah, tasakaalust väljas, nad ei anna venelastele kindlustunnet. Et kokkulepe, mis näeb ette, et Ukraina ei saa enam nii palju toetust Ameerika Ühendriikidelt, viiakse siis edasi. Järgmisel või järgmistel valitsustel on nad taas olukorras, kus Ukraina on täpselt samas seisus nagu praegu. Nad tahavad seda näha. Neil pole garantiid ja nad loodavad nõrgale lülile. Võib-olla Euroopale ei jätku jõudu ja see analüüs pole vale. Sest tal ei ole võimalust pakkuda pikaajaliselt ühtset toetust selgele vastasseisule Venemaaga. Ehk siis me ütlesime, et anname 90 miljardit ja relvad niimoodi, sest sõda kestab veel edasi. Aga rahuväljavaate korral avaneks minu arvates rida eristusi ja erandeid, mis nõrgestaksid oluliselt Venemaa läbirääkimisjõudu. Ja ma arvan, et ta loodab ka sellele. Seepärast ütlebki ta paraadil, et näeb lahendust lähedal. Ta ei näe seda kindlasti tankidega ega ka droonidega, ta näeb seda just selles valdkonnas. Ma näen, et nad ei suuda enam midagi teha. Sest kui Vene Rubikoni üksused suutsid teha midagi uut, mis on sisuliselt tõkestamine, mitte otsene taktikaline toetus droonidega, siis nüüd ka ukrainlased, need on tehisintellektil põhinevad droonid, tunnevad kujutised ära ja tegutsevad iseseisvalt. Nüüd hakkavad nad tegutsema mööda teed, mis läbib sisuliselt Zaporižja piirkonda ja jõuab kuni Hersoni ja Krimmis välja. Iseseisvalt. Nad teevad nii palju tõkestamist, me ei räägi FPV droonist, mis läheb ja ründab või lihtsalt tüütab. See ongi see tee. Need on Vene logistikautod, mida on praegu juba raske korraldada. Isegi kõige väiksemad tegevused, isegi elementaarne tegu muutub probleemiks, sest sul on kogu, me räägime 160 kilomeetrist tagapool. See tähendab, et droonid juba tegutsevad. Me oleme 1 aastaga liikunud droonidelt, mis tegutsesid tavapärases 20-30 kilomeetri vahemikus, 40-60. See oli enam-vähem see, mis juhtus eelmise aasta keskpaigas lõpupoole võrreldes praegustega, mis on nüüdseks kohale jõudnud. See on tohutult oluline. Seostage seda näiteks sellega, mis toimub Liibanonis, Iisraeli põhjaosas, kus Hezbollah võtab seda üsna kohmakalt üle. Ukraina rindelt õpitud taktikad Iisraeli vastu, kellel on ülekaalukas soomusjõud. Nüüd hakkavad seal kandis ilmuma hävitatud tankide arvud. Neil hakkab tekkima mingi number. See on märkimisväärne. See on väga oluline aspekt. Mirko ütleb, et kilomeetreid on palju. Oletame, et 200 kilomeetrit. Mille sees sul ei ole mingit vabadust? Peame mõtlema, et asi ei ole selles, et mõlemad pooled saaksid seda tsooni laiendada, sest neil ei ole samad võimed. Neid asju on paljastanud Aleksei Zirov ja Vladimir Romanov, väga kuulus Vene sõjablogija, kes on samuti näidanud hävitatud masinate vrakke. Strateegilisel arteeril, mis kulgeb Rostovist, nagu näha, läbib Mariupoli ja suundub seejärel praktiliselt kuni Krimmiseni, mis on rindest 160-200 kilomeetrit kaugusel. Seda sihitakse nüüd pidevalt Ameerika droonidega tänu Starlinki võrgule. See oleks maantee M14, mida veel mõni kuu tagasi peeti turvaliseks ja väljaspool piirkonda, kus nad tegutsevad. Mõlemad tegutsevad nii absurdsetel kaugustel. Mida sa üldse korraldada saad, kui nad sind tagant ründavad? Ei, sa saad reageerida, tehes sama asja Ukraina, 160 kilomeetrit sees. Takistades neil seal tegutseda, arvestades, et venelastel on lisaks ka raketivägi, mida ukrainlastel pole. See tähendab, et nad võivad rünnata palju raskemate relvadega,
mis kannavad hoopis teistsugust lahingukoormust kui droonid. Ma räägin rakettidest, sihtmärkidest, mis asuvad palju sügavamal. Ukrainlased suudavad jõuda 160 kilomeetrit kaugusele, sest neil on Starlink. Venelased ei suuda seda, sest neil pole võrku, mis toetaks selliseid vahemaid. Selleks, et nii kaugele jõuda, droonidega nende kauguste saavutamiseks kasutavad nad skännereid. Ma hakkan tulistama jaamade, elektrijaamade, sildade pihta, nende asjade pihta, mis muudavad kogu Ukraina jaoks elu võimatuks. Näed, kui lihtne see on. See tähendab vastastikust kahju ilma võimaluseta sõjaliselt maapinnal edasi areneda. See tähendab lihtsalt üksteise asjade hävitamist ja üksteise elu raskeks tegemist. Aga ilma muutusteta, ilma sõjale lahendust leidmata, ma ei tea, kas ma seletan ennast piisavalt. Sina teed minu elu raskeks, mulle venelasele hästi. Mina püüan sinu elu raskemaks teha nii kaua, kui saan ja natuke sügavamalt, kuhu sina ei ulatu, sest sa elad Lvivis ja teen sulle. Kahju. See, et teeme üksteisele kahju ühelt poolt teisele, ei vii rindel kuhugi. Rinne on selle olukorras sõjaline lahendus. Seda püüab öelda ka Putin, ei. Ma olen seda märganud. Suureneb võime takistada vastasel teatud asju teha kauguse mõttes, mis muudab sõjalised operatsioonid üha keerulisemaks. Ei. Isegi veel kasutumaks. Sest kuidas sa teed seda? Ei. Me kasutame neid Hornete, mis hiljuti tabasid Mariupolit, et anda aimu. Nad jõudsid Mariupolisse rünnakule muidugi tänu Starlinkile, nii et see on täiesti asendamatu element selle võimekuse jaoks, ma märkan seda. Aja jooksul on näha mõlema oskust rünnata, kuid eriti tänu Starlinkile sügavale ja sa ei näe mingit edasiliikumist selle võimekuse seisukohalt. On olemas. Siin on üks vastuväide, mis tuli vestluses välja. Keegi ütleb, ma ei saa aru ühest asjast. Ukraina droonitehased on Saksamaal ja Vene omad on lihtne sihtmärk. Vaadake, venelased on kogu tööstusahela Uraalide taha viinud. Seega neil ei ole probleemi seda ümber paigutada. Droonitehased asuvad Tatarstanis. Seega see ei ole probleem, see tähelepanek ei vii kuhugi. Kui venelastel millegagi probleeme on, siis see on ruum. Siis ei ole tõsi, et Ukraina droone toodetakse Saksamaal. Väga vähe toodetakse välismaal. Nad hangivad endiselt palju kaupu hiinlastelt, kuigi neil on ka oma sisetootmine. Tegelikult on ka Lätis, Eestis ja Leedus päris palju olulisi tarnijaid. Nad said ka venelaste rünnakute osaliseks, näiteks mõne tulekahju või põlengu tõttu paar aastat tagasi. Asi on selles, ukrainlased on rohkem detsentraliseeritud, neil on palju tarnijaid ja palju kontakte, neil on kahepoolseid suhteid erinevate riikidega. Kuigi nad ostavad endiselt palju hiinlastelt, samal ajal kui venelased kipuvad tsentraliseerima, kuid väga suurte vahemaadega. Kuid ma kordan. Droonide kasutamine mõlemal poolel ei ole otsustav. Kui ma ütlen otsustav, siis see ei tähenda, et olukord muutub ega seda, et keegi lõpuks droonide tõttu alla annab. Sa ütled, aitab, neid on liiga palju. See ei ole nagu öelda, et suurtükiväge on liiga palju. See on viga, mida Donald Trump praegu teeb. Ma keelan teil asju, mis lendavad, mis viskavad teile pomme. Kas pommitamine oli ameeriklaste tehtud, mitte mingid droonid? Sest kui see laseb sulle sisse midagi, mida droon ei tee, siis pole midagi muutunud. Sest lõpuks on suurtükiväe kasutamine. Suurtükivägi koos droonidega, neil on sama funktsioon tulejõu mõttes. Tuli on manöövri hõlbustaja. Kui sa ei suuda manööverdada, raiskad laskemoona ja teed ainult kahju. Aga sa ei suuda luua tingimusi selleks, et muuta jõudude vahekorda ja viia üks või mõlemad pooled kaotuseni. Üksteise pihta üle jõe tulistamine ei ole isegi sõda. See on lihtsalt üle jõe tulistamine. Ajaloo jooksul on juba juhtunud, et see ei toimi. Esimene maailmasõda lõppeski nii, et armeed tapsid üksteist tasakaalupunktis ning kaotus ja võit olid määramatud. See ei sõltunud mitte rindeliinist, vaid tagala olukorrast, majandusest,
vägede jätkusuutlikkusest rindel, inimeste ellujäämisest, kes ise rindel ei olnud. Vaadake, kuidas see toimib. Kui te ootate suurt võitu esimeses maailmasõjas, siis neid on olemas. Saksa üksustele antakse teada, et sõda on läbi. Neile öeldakse rindel, et 11. novembril kell 11 on sõda lõppenud. Hästi, siis lähme koju. Lähme. On ka üks raskus, keegi ütleb, aga kui nad pommitavad nende ja nende tehaseid, arvestage, et enamikul Ukraina üksustest on oma droonide kokkupanijate meeskond, insenerid ja nii edasi, kes teevad nii üksuste poolt välja nõutud muudatusi, kui ka toodavad sõna otseses mõttes droone sellele üksusele. Me räägime pataljoni tasemest, mõnikord isegi väiksematest üksustest, näiteks kompaniist, ehk siis sinu 2-3 meest, kes seal kaablisidemetega nokitsevad. Miks? Sest peaaegu eelistused. Nii varustuse kui ka droonitüübi osas. Seega on tootmine väga killustatud, eriti ukrainlaste puhul, ja vähe ühtlane. Samas kui venelased kipuvad kõike ühtlustama ja tootma tehastes ja nii edasi. Seetõttu on neid ka raske tabada, sest mõnikord pannakse droonid sõna otseses mõttes kokku jupphaaval, alates servamootoritest kuni akude ja kõige muuni. Väikeses majas 30 kilomeetrit rindest tagapool. Sest see üksus tahab neid kasutada relvana, paigaldades neile külge näiteks antenne ja muud sellist. Nii et sellest on saanud peaaegu eraldi logistikatöö üksus üksuse haaval. Standardlahendust ei ole. Vaadake, need on küsimused neile, kes neid nähtusi uurivad. Mina ja Mirko tegeleme sellega ühe tulevase raamatu jaoks, mis peaks varsti ilmuma. Sellest räägib Mirko. Ta räägib, vaadake, need on... Me kirjutame raamatut koos Paravellumiga ja loomulikult osalevad ka Kapitini, Mia, Politšeni, Barzali, president Madaluuniat. Jaotatud peatükkideks valdkondade kaupa, ka globaalselt, nii et seal on ka Saara. Vaadake, me oleme ja siis see muutus järgmised 20 aastat kehtivaks paradigmaks, see on juba teine jutt. Aga see, mida me praegu näeme, mida me oleme näinud esiteks selle sõja alguses, professionaalsed armeed enam ei tööta, neid on liiga vähe. Kui seisame silmitsi ajaga, mil sõjas sai veel mõnevõrra manööverdada, siis väike professionaalne armee süüakse elusat ära. Seega tuleb kõigepealt luua professionaalsed armeed haldamiseks. Soomusvägede kriis, ütleb ta. Meil on soomusväed, mõlemal olid need olemas, proportsionaalselt olid need mõlemal olemas. Proportsionaalselt oli Ukrainal rohkem soomusvägesid kui ühelgi teisel Euroopa riigil. Mis neid takistas? Droonid. Nüüd näitavad droonid, et nad muudavad lahinguväljast nii suure ala ligipääsmatuks, et see pole enam praktiliselt lahinguväli. Kui keegi peaks täna armeed organiseerima, kui minu tööriist peaks selline olema, peab ta hakkama arvestama väga Starlinki laadsete teguritega. Starlink on erapool, eraettevõte. See on esimene kord, kui erapool annab sõdivale riigile vahendid selle sõja pidamiseks. Ja kuna tegu on eraettevõttega, võiks ta ka otsustada öelda, aga tead mis? Ma võiksin sama asja müüa ka teisele, kes mulle rohkem pakub näiteks. See pole välistatud, see võib ka nii olla. See on esimene kord. Erapoolte sekkumine sellel tasemel sõjas. Näete, kui palju uusi elemente selles protsessis on. Ja küsimus kõigil on, kas see asi kehtib ainult venelaste ja ukrainlaste vahel või kehtib see kõigi järgmiste konfliktide puhul järgmise 20–30 aasta jooksul? Sest vastuse põhjal hakkad sa mõtlema, tead mis? Ma teen F-35-sid natuke vähem, teen sama summa dollarites droonides. Võib-olla palju keerukamaid kui need, mis praegu olemas on. Ma ei ehita lennukikandjaid, vaid droonikandjaid näiteks. Kas ma kehtestan kohustusliku ajateenistuse, kui mitmeks kuuks? Mis toimub? Näete, kui palju asju tuleb välja nendest vestlustest, mida me proovime pidada ja ma kutsun teid üles neid pidama, sest ma arvan, et see ongi omamoodi kultuuriline areng, kui me arutame neid teemasid omavahel. Vastus siin. Vasta mõnele küsimusele. Ka Poolast, jah, kindlasti. Vaadake Military Balance'i 2022 aasta väljaannet. Ukrainal oli hinnanguliselt umbes 1000 tanki. Töökorras oli neist 5, kuid laos oli veel päris palju.
Alex Tark küsib meilt, ilmselt on see rumal küsimus, aga ma küsin ikkagi, mis takistab venelastel korraldamast massiivset ja pidevat õhurünnakut kõigi Ukraina linnade infrastruktuuri vastu pommitamise? Vaadake üle kõik need Lanzaras tehtud otseülekanded. Vaata, kui palju kaotusi venelased on kandnud. Mõned üksused, kes julgesid liikuda oma õhutõrje kaitsetsoonist välja, sest venelased tegutsevad alati koostöös, õhuväed koos oma õhutõrje kaitsemulliga. Ja see ei toiminud. Kopterid näiteks on saanud nii palju kaotusi, et neid peaaegu enam ei kasutata, sest kopterid on äärmiselt haavatavad. Vietnami sõda oli kopterite sõda, see oli avastus, et sul on vahend, mis viib sind ei kusagile ja jätab sinna märkimisväärse arvu inimesi. Varustatult, see on kopterite sõda. See on aeg, mil tundub, et kopter on kallis vahend. Seda on raske toota, inimesi on raske välja õpetada, see on väga õrn, vajab palju hooldust, see on väga keeruline asi. Ja kopteri kadumine on kuulda. Viimane number oli 330 ja 350 kopteri vahel. Kui palju koptereid on Itaalial aastas kasutusel? Kaasa arvatud päästekopterid oli neid umbes 300. Isegi kui lisada tuletõrjekopterid, et anda aimu. Ja need kõik olid teatud tasemel kopterid. Paljud olid, tõstatati õigustatud küsimus, mida nad ootavad, et pommitajad kasutusele võtta. Miks nad ei tee pommitamist? Nad teevad pommitamist, nad teevad seda nii, nagu saavad. Pommitajad, kes teatud kõrgusel ei viska alla vabalt langevaid pomme, vaid juhitavaid pomme või pomme. Ainus asi, mida sa saad teha, see Hanois pommitamise idee. Hanoid pommitada B-52-ga, mis lendavad Hanoist üle, avavad luugi ja pommid kukuvad alla. Seda ei saa enam teha. Kas siis on ikka veel mõtet B-52 pommitajaid alles hoida? Pealegi pole neil piisavalt strateegilisi pommitajaid, aga siis on veel üks asi. Tavaliselt tehakse strateegilisi ja raketirünnakuid sõja alguses, et vastane kohe rivist välja lüüa. Venelased pole kunagi omandanud ameeriklaste võimet vastast ainult raketirünnakutega rivist välja lüüa. Nad said sellest aru. Nii satelliitkatte puudumise tõttu on erinevaid aruandeid selle kohta, kui palju ukrainlased sõja alguses varjasid ja liikusid. Ja seetõttu ei suutnud venelased hävitada kõiki Ukraina õhutõrjesüsteeme ega neid üles leida. On olemas ka dramaatilisi videoid. Ukraina piloot tõuseb oma MiG-29 pardale 2 minutit enne rakettide saabumist, et anda aimu olukorrast. Nii et nad suutsid ikkagi oma päästa. Venelased pole kunagi suutnud sellega toime tulla, aga neil pole seda ka kunagi ajalooliselt olnud. Neil ei ole strateegilisteks kampaaniateks õhutankurlennukite parki. Õhus tankimiseks on neil selliseid lennukeid väga vähe, isegi kui see vahemaa pole suur. Neil ei ole palju lennukeid, mis suudaksid rakette tulistada. Saad kasutada MiG-31, saad kasutada Tupoleveid, aga me ei räägi siin ameeriklaste mastaapidest, kes lahesõjas tulistasid ühe päevaga 800 raketti. Aga lennukid vajavad infrastruktuuri, nad vajavad lennuvälju, nad vajavad radasid, nad vajavad radareid, nad vajavad lennujuhtimisteenuseid, nad vajavad palju asju, mis on maa peal ja mis on statsionaarsed. See tähendab, et ma võrdlen seda drooniga, mille jaoks piisab 100 meetrist teest tubakapoe ees. Lennundus vajab radasid ja need peavad olema teatud viisil tehtud. Sest kui lendad, ei piisa lihtsalt murust, ütleme nii. On olemas lennukeid, eriti meie omad, mis on väga õrnad ja vajavad radasid ning teatud viisil tehtud radasid. See on veel üks õpetus sellist tüüpi. Ameeriklased, kes loodavad endiselt väga palju ja õigustatult tavapärasele lennuväele kui ründerelvale, näevad täna Iraanis, et nad ei suuda oma eesmärke saavutada. Sest Iraan otsustas lihtsalt mitte vastu võtta seda sõjatüüpi, mida ameeriklased neile pakkusid, vaid võidelda teistsugust sõda droonide ja rakettidega. Kui sa tahad hävitada Pastarani kasarmut, siis tee seda. Kui tahad selle hävitada, tee seda. Ma tean niikuinii, et kui sa seda pommitad, siis mind seal enam ei ole. Ma olen juba läinud. Sinu lennuk. Kuradi, see oli 82 aasta lennuk. Ütleme nii, et Iraagil ja Keenial oli palju paiksem armee. Ka nende võitlusviis oli tõesti arhailine. Nad matsid endiselt tanke maa alla. Täna ka Iraan, mis on siiski saanud väga ränga pommitamise osaliseks, sai Tomahawkid,
et anda aimu, lisaks kõigele sellele, mis on alla visatud, juhitavad raketid ja nii edasi, on nad lõpuks siiski jäänud operatiivseks. Ja see ei ole sugugi maailma kõige arenenum armee. Strateegilised pommitamiskampaaniad kipuvad natuke läbi kukkuma. No ja. Ei, ja sa jäädki kaotajaks, sest nüüd, kui sulle öeldakse, et on leitud 2025. aasta jääke, seerianumbreid ja nii edasi, tähendab see, et sa kasutad seda, mis toodeti alles eile hommikul. Nüüd teine aspekt on see, kas ma suudan sellise tarbimisega sammu pidada, arvestades selliseid tulemusi ja see kehtib ka venelaste kohta. See tähendab, et raketid tubli, see on sama asi. Ta ütles, et mul õnnestus need neutraliseerida. Ja need on põhimõtteliselt küsimused selle kohta, millist tüüpi sõda see on. Kas sõda nähakse vahendina olukorra kiireks muutmiseks? Kordan, sõda ei ole selleks, et hävitada asju ja tappa inimesi. See ei ole selleks loodud, see on loodud selleks, et kehtestada tingimusi, muuta olukorda kiiresti ja põhjalikult. Alles siis tehakse seda nii. Kui sa ei saa hakkama selle vahendiga, mille me praegu ette kujutasime, meil on olemas Iraani näide, meil on olemas Ukraina näide. Küsimus on selles, millist jõudu peame kasutama. Milline jõud muutub tõhusaks sõja eesmärkide saavutamiseks? See tähendab olukorra muutmiseks. Kui ma pean lennukikandja hoidma 800 kilomeetri kaugusel Iraani rannikust, sest Iraan võiks selle kahjustada. See tähendab, et ta võiks seda kahjustada. Mul ei ole vabadust tegutseda nii, nagu tahaksin. See ongi lennukikandja väärtus, et ma saan lennukitega minna sinna, kuhu tahan. Alustame, näete, nad teevad nii palju asju ja ma ei ole Palantiiri puudutanud. Tehisintellekt, mis on suunatud sihtmärgistamisele, mis on täiesti teine universum ja see on igal juhul väga oluline osa sellest, mida me praegu kogeme. See on ülemineku hetk. Võib-olla ma liialdan, hüperpool, aga see on nagu püssirohu ilmumine 16. sajandi lahinguväljadele, arkebuusi tulek piigi asemele. Teatud relvad hakkavad muutuma ja teatud formatsiooni, teatud võitlusviisid hakkavad enam mitte toimima, sõltumata sellest, kui palju see maksab. Ei ole enam mõtet losse ehitada, sõltumata nende hinnast. Seega oleks aeg hakata mõtlema, milline see armee ja need relvajõud peavad olema, et oleks lootust sõda pidada. Adeguato. Tänapäeva lahinguväljal. See on huvitav osa. Enne kui liigume teise osa juurde, kiire ülevaade sellest, mis toimub, vaatame seda lahinguvälja vaatenurgast. Et näha Ameerika esilinastust, ühendasin end VPN-iga ja nii sain vaadata esilinastust ilma, et oleksin paistnud itaallasena. Siil tuli see välja meie aja järgi umbes kell 2 öösel, samal ajal kui meil jõudis see kohale alles 3 päeva või nädal hiljem midagi sellist. Nagu näete, on sellel palju kasutusvõimalusi. Jätkame põhiasjaga ja et toetate seda, mida me sellel kanalil teeme. Koodi leiate vestlusest, kirjeldusest ja kommentaarist. Kiire ülevaade sellest, mis toimub, sest tegelikult ei juhtu eriti palju, nagu me ütlesime. Kõik on üsna paigal, mis on üsna muret tekitav. Vahel loetakse selliseid asju nagu 20 000 venelast järgmise pealetungi jaoks. 20 000. 20 000 on nali, sellega ei tee midagi. Suuri liikumisi ei ole. Sumi piirkonnas jätkuvad lahingud seal piiri ääres. Venelased üritavad ilmselt muuta Sumi rindelinnaks, et tekitada pinget. Ma kahtlen, et nad tahavad rünnata suurt linna nagu Sumi või Harkiv, arvestades seda, mis toimub Kostjantinivkas. Juba 2,5 aastat kuulen inimesi ütlemas, et nad on kuskilt vestlusest lugenud, et Kostjantinivkat piiratakse iga päev 20 meetri võrra. See ongi 20 meetrit ühel päeval, jah, järgmisel päeval kaotad selle uuesti. Mida sa tahad piirata? Selles sõjas pole kunagi olnud ümberpiiramisi ei ühelt ega teiselt poolt. Lihtsalt sellepärast, et liikumise kiirus on nii madal, et kui sa just koomasse ei jää, on väga raske, et sind ümber piiratakse. Nii et kõik toimub süstemaatiliselt, aeglaselt, väga etteaimatavalt ja seetõttu paratamatult väga kulukalt, ilma üllatusteta kellelegi.
see tähendab, et nüüd tekivad rindeendid ja nii edasi, lihtsalt hõõrdumise tõttu. Ka Harkivi piirkonnas, nagu näete, Ovtšanskis, Kupjanskis on muutused alati enam-vähem ei ole, kaotatakse. Kui manööverdamine selles sõjas oli juba peaaegu kadunud, siis see, mis tehti väga suurte inim- ja tehnikakuludega. Nüüd isegi, nagu me otseülekande alguses ütlesime, jõutakse interdiktsioonideni kuni 160 kilomeetri kaugusele tagalas. Aga mida te tahate rünnakute tasandil korraldada? Muudatused Limani piirkonnas on praktiliselt olematud. Ma pole kunagi näinud Ukraina sõda nii paigal seisvat, nagu see on olnud sel aastal. See on animeeritud kaart Limani ümbruse muutustest viimase 5 kuu jooksul. È impercettibile. 5 kuud, kuupäeva näete üleval vasakul. 5 kuud, see ei ole arvamus. Ma pole kunagi näinud nii kinni jäänud rindejoont nagu sel aastal. See on lihtsalt selleks, et teile aimu anda. Lähme nüüd Siverski piirkonna juurde, see on ainus piirkond, mis liigub. Ja tegelikult isegi venelased, kelle lingid ma teile panin, ütlevad. Parimal juhul jõuame selle aasta hilissügisel Slovjanski jalaväe laskekaugusesse. Palju edu talvel võitlemisega, kui tuleb veel üks selline talv nagu eelmisel aastal. Slovjanski ja Siverski vallutamiseks, aga need linnad on 4-5 korda suuremad. Mulle ei tundu see eriti mõistlik ühesõnaga. Räägitakse aastatest. Kostjantõnivka, ümber piiratud. Ei. Paolo, tule appi. Mis terminiga nimetatakse linna, mis on peaaegu ümber piiratud? Sa peaksid vähemalt olema katkestanud enamiku logistilistest teedest, vähemalt 3 küljest. Tegelikult venelastel ei ole kontrolli tagumise varustustee ega tiibade üle. Ma saan rääkida meie teooriast. On kirjas, et linna lahinguid tuleks vältida nagu katku. Just. See pole küll täpselt see termin, aga asulatest tuleb mööda minna ja vaenlast ei tohi sealt seest otsida. Sest võitlus asulates, ütleb ta, killustab üksusi, muudab koordineerimise raskeks ja on logistiliselt äärmiselt koormav. Laskemoona kulu on hirmuäratav. Kütusekulu samuti. See on asi, kuhu sa ei tohiks end sisse mässida. Peaaegu ümber piiratud või kui sa polegi ümber piiratud. Väike näide, Stalingrad. Stalingrad oli väga ümber piiratud, välja arvatud see külg, mis jäi jõe poole. Seda neil oli, kuni jõgi oli veel sulana paadiga. Kui jõgi jäätus, siis saaniga. Ja see võimaldas linnal natukenegi midagi saada. Nagu Enigrado. Enigrado oli ümber piiratud. Agri jõgi võimaldas sealt läbi pääseda. Stalingradis oli sama asi. Kui linn on ümber piiratud, ei ole see päris midagi, sest seal peaaegu midagi siiski liigub. Aga tuleb arvestada droonidega. Droonide tõkestamise ja ainult ühe logistilise tee korral koonduvad nad nüüd sisuliselt sinna tiirlema. Ka sellepärast, et siin on kõik need tiikide süsteemid ja nii edasi. Lõppkokkuvõttes on see ala üsna kitsas, kui vaadata ka jõge, mis selle pooleks jagab. Rääkides Stalingradist, eks, on 2 poolt, kuigi see jõgi on vaid mõnekümne meetri laiune. See pole ju ületamatu, eks. See ei ole Volga, kui võrdluseks tuua. Kuid nüüd tuleb arvestada ka droonide elemendiga. Droonid on peaaegu nagu langevarjurid. On üks element, mis äkki ilmub välja, eks. Selja tagant ja see võib sulle probleeme tekitada. Aga ikkagi, nad on juba 2 aastat Kostjantõnivka ees olnud. Siin on aeg-ajalt geolokatsiooniga tüüpe. Mõni jalaväelane natuke rohkem seespool, natuke rohkem. Aga selle tempoga kulub neil selleks terve aasta. Seega ma ei usu, et siin oleks suuri manöövreid või suuri muutusi. Need on need manöövrid, mida nad üritavad teha, mis siiski ei lõika linna täielikult ära. Need on pigem selleks, et proovida külgi rünnata. Muide, pane tähele ka seda, milline on maastik. Pole lihtne sellest küljest Kostjantõnivkat vallutada, sest sisuliselt sisened orgu samal ajal, kui Kostjantõnivka asub kõrgemal. Aitäh! Nii et siin on ka need elemendid olemas.
aga Kostjantõnivka pärast on juba päris kaua võideldud. Kostjantõnivka, see on oluline, et jõuda lähemale Kramatorskile ja Slovjanskile, aga see ei ole see täielik lahing. Ja ausalt öeldes, mida rohkem aega möödub, seda rohkem kõik aeglustub. Mäletate Pokrovski, eks? Kui kaua neil aega läks, et Pokrovski vallutada? See pidi juhtuma iga päev. See tähendab, et kas nad võtsid selle või ei võtnud. 90%, 80%. Tegelikult ma arvan, et pigem mitte sõjalisest vaatenurgast, sest viimase 2 aasta jooksul on tegevuse tüüp olnud identne. Tuleb pigem vaadata seda poolt, et kumbki neist ei taha enam tegelikult inimelusid ohtu seada. See tähendab, et püütakse, ja siin on ukrainlastel eelis, ukrainlased peavad hoidma rindejoont. Venelastel on seevastu eesmärgid, mida nad peavad saavutama, kui nad tahavad selle lõpetada. Vähemalt Kramatorsk ja Slovjansk, vähemalt sisemise narratiivi jaoks. Aga keegi ei taha tegelikult teha selliseid kulutusi, nagu tehti 2024-2025, et saavutada teatud minimaalseid tulemusi. Seega usun, et mida rohkem delegeeritakse droonidele, seda vähem on võimekus positsioone hõivata ja hoida. Ja see ongi paradoks. Suurendatakse vastase häirimise võimet, kuid kaob koondumisvõime, üllatusvõime ja positsioonide hoidmise võime. See, mida teeb kaasaegne armee. Mis on eeltingimus? Üllatusmass, jõudude ökonoomia on sõjakunsti põhimõtted, mida varem tasakaalustati luure, uurimise ja õhufotodega, aga kui sul on reaalajas ülevaade, isegi sõdurist, kes läheb tualetti, siis sa ei saa mõelda. Ainus valik, mis sul on saavutada selline jõud, et mis siis, kui mind nähakse, keda huvitab. Räägime nüüd liialdades. Kui venelastel oleks see võimekus, meil on 35 000 tanki, oled neid näinud? Jah, ja ma olen rahul. Valmis, läks, start. Aga kellelgi pole sellist võimekust, sellist jõudu. Vähemalt sellises konfliktis. See asi kehtib endiselt, kui valid endale vaenlase, kellel pole. Supervõimu toetus taga, kellel pole satelliidivõrku ega neid võimeid, siis saad siiski vanal moel tegutseda. Nii et ütleme, et selline sõjapidamine, nagu me seda ette kujutame, manöövrite, üllatuse ja välkkiirete operatsioonidega on endiselt võimalik. Kui sul on keegi, kes on äärmiselt ja on üksi, ja ma kordan, tuleme tagasi iraanlaste juurde. Kui juba venelased ja hiinlased saadavad 4 fotot ja ütlevad sulle, vaata, ma näitan sulle, mida ameeriklased teevad, siis juba niimoodi hakkab asi palju keerulisemaks minema. Iisraelil õnnestub praegu Liibanoniga, kus pole kedagi, kes neile midagi annaks, pole isegi armeed, mis neid kokkuvõttes kaitseks. Aga mis juhtub siis, kui sinu vaenlane on üldiselt küll nõrgem, kuid siiski väga visa? Ja mis kõige tähtsam, ta ei ole üksi. Millist sõda sa siis pead? Kas sul võib olla 2 ühele pehme jaoks ja 1 armee jaoks ning 1 väga raske sõja jaoks? Kas sa saad endale seda lubada? Need on kõik küsimused, mida ma esitan üsna otsekoheselt, kuid need on küsimused, mida tuleb küsida, kui peab otsustama. Kaitsevaldkonna tööstuspoliitika, kaitsemudel, värbamismeetod, kõik need asjad, mis on praegu kogu Euroopas arutluse all olevad teemad. Mida me peame tegema? Kelle peale me peaksime pahased olema? Lõppkokkuvõttes ukrainlaste jaoks on see konflikt sobiv isegi siis, kui nad lihtsalt vastu peavad. Vaata Mauro Morteetta, eks? Mauro 1336 ütled. Kas järgmine sõda algab siis rünnakuga satelliitide vastu? Kui sul on selleks võimekus, siis miks mitte? See võiks olla õige algus. Pimestamine. Saaksid taas üllatuse enda kasuks pöörata. Aga küsimus on, kellel on võimekus satelliiti tabada? Näiteks, kõik näed, lihtsalt näiteks. Aga küsimus on tark, see on õige. Õige, kui ma tahan tagasi saada teatud tegutsemisvabaduse, pean lahti ütlema sellest, et isegi kui ma lähen puu alla pissile, siis see näeb mind. See ongi see probleem, millele ma alati viitanud olen. On küll tore omada sellist doktriini nagu multidomeeni sõjapidamine, mis keskendub täielikult info vahendamisele erinevate relvasüsteemide vahel.
probleem on selles, kui see süsteem lõpuks toimib nagu püramiid, kõik käib läbi satelliidi, kui nad su satelliidi maha võtavad, siis sa ei saa enam midagi teha. Sa ei koordineeri enam tanki, drooniga, Himarsiga ja nii edasi. Ole ettevaatlik, kui asju tsentraliseeritakse, sest siis see keskne suhtluspunkt, kõigi ühenduste ühisosa võib sulle korraliku jama kaela tuua. Vahepeal, see on Kostjantõnivka video. Need on 2026 aasta Kostjantõnivkast. Te ise näete, et siin pole mingit juhust, kõik liigub aeglaselt. Ma arvan, et nad jätkavad täpselt nii, nagu nad praegu teevad, püüdes jõuda Slovjanski ja Kramatorskini. Ja lõpetavadki seal isegi teatud hinnaga, ilma et nad mobiliseeriksid veel rohkem inimesi, suuri masse. Võib-olla lihtsalt loobudes tegevusest või vähendades tegevust teistel rinnetel. Ei rohkem ega vähem, et lõpetada vähemalt nende eesmärkidega, mille nad olid endale seadnud. Sest ma usun siiski, et sisemiselt oleks võimalik öelda, et kogu Donbassi, seega kogu Luhanski ja kogu Donetski on vallutatud. See on vähemalt miinimum, millega saab sisemiselt midagi müüa, eks. Sest kunagi oli see lugu filovenelaste, venekeelsete, venemeelsete vabastamisest, kuidas iganes soovite neid nimetada. Ja see on neil puudu. Neil on puudu ainult see praktiliselt, et omada seda. Ettekääne lahkumiseks, et teile anda. Aga see ei ole Trump, kes kuulutab võidu ja lahkub. Ta kuulutab 27 võitu ja lahkub. Putinil ei ole sellist stiili. Selles osas peab tunnistama, et ta on teise ajastu mees. Sest ma ütlen, et olen nõus strateegiliste eesmärkide valikuga, aga tal on need olemas. Ja ta kordas, et ma korraldasin kogu selle segaduse selleks, et saavutada need strateegilised eesmärgid, mille olin endale seadnud. Ja enne kui neid pole saavutatud, ei kuuluta ma võitu välja. Ta teab väga hästi, et Trumpi moodi võidu kuulutamine ehk võidu kuulutamine siis, kui tegelikult võitu pole, ei ole talle lubatud. Sest kui on üks asi, mis on tõesti surmav Vene liidrile, siis see on sõja kaotamine. Pange tähele, Venemaal see, kes sõja kaotab, lõpetab kohutavalt. Olgu see kes tahes, isegi Nõukogude Liidus. Kui oli revolutsioon või Afganistani sissetung. Kui nad oleksid Afganistanis võidutsenud, siis usu mind, võib-olla oleks see kõik kestnud kauem. Võib-olla, aga kui sa kaotad, siis seda sulle ei andestata. See on Vene süsteem, seda peab mõistma. Kui palju tahad, aga vähemalt võidame. Sest kui me teeme nii palju ohvreid ja ikkagi kaotame, siis pole sellel mõtet. Sa mainisid Afganistani sõda. See on huvitav, sest kui me räägime Vene kaotustest ja paneme näiteks isegi ainult 300 000, siis seega oleme tublisti allpool seda, mida siin-seal väidetakse. See oleks ikkagi umbes 20 korda rohkem kui Afganistanis. Kui ma ei eksi, oli see umbes 1519 000 midagi sellist. Etanda aimu. Afganistan. See kestis ka. See kestis kaua ja meil oli omamoodi sissivägi. See polnud organiseeritud sõjavägi nagu Ukraina oma, mis on ikkagi päris armee. See pole mingi suvaliste inimeste armee, seda mitte. Neil on kõik armee funktsioonid olemas. No, enam-vähem. Seal, nagu te nägite. Arvestame ka Nõukogude Liidu Afganistani sõda. Tänapäeva sõjas muudab relvade demokratiseerimine. See tähendab võimalus omada olulisi ja otsustavaid relvi ka väga madalatel tasanditel, seda tugevalt. Droonide tegemisega saab hakkama ka Afgaan, sellega saab hakkama ka Hezbollah. Nii et need on tõesti otsustavad relvad, mis varem olid ainult nende käes, kellel need olemas olid. Ajaloo jooksul. Sõda oli üks. Sõjaajaloos jah, inglased olid Aafrikas ja neil oli kuulipildu ja seal olid ka odadega suulud. Ja nii see oligi. Nüüd keegi küsib, aga miks nad ei saa aru, et selle sõjaga ei saa seda, mida nad tahtsid? Aga see on sama põhjus, miks Saksamaa 1917-1918 teadis väga hästi, et nad ei saa võita, kuid nad unistasid läbimurdest,
murrangulisest muutusest. Aga 1918. aastaks oli üsna ilmne, et kuhugi ei jõuta. Majanduslikult olid Saksamaal juba Esimese maailmasõja ajal toiduprobleemid. Näiteks ometi jätkatakse, sest paratamatult, kui sa ei saavuta isegi minimaalset eesmärki, siis sa lihtsalt ei tea, kuidas sellest välja tulla. Sisemiselt riigis sees, kuidas sa õigustad ohvreid, surmasid, puudust ja kulude kasvu? Nebjolina, mitte mina, Nebjolina, kes juhib Venemaa Föderaalpanka, ütles. Meil on tööjõupuudus pärast seda, kui saavutati maksimaalne tööhõive. Sõjapingutuse toetamiseks. Ja kuna nad värbasid ka tehastest, püüdsid nad värvata ka tehastest. Konflikt. Nüüd on see jõudnud tootmise pudelikaelani. Paratamatult hakkab siis inimressursside kättesaadavus vähenema. Ka sellepärast, et 2023 aastal Ukraina pealetungi ebaõnnestumine pani paljud venelased lepingupakkumise vastu võtma, sest nad arvasid, et nüüd läheb asi lahti. Möödub 2024, möödub 2025, oleme 2026 aastal. Ütleme nii, et see kaubanduslik pakkumine, hoolimata sellest, et nad seda pidevalt suurendavad, ei ole tegelikult nii ahvatlev. Arvestades, et võib-olla satud 8 aastaks sõtta ja sinu ellujäämisvõimalused muutuvad väga-väga väikesteks. Et anda aimu, umbes 60% neist, kes lepingu sõlmivad, ei jõua isegi 6 kuuni. 6 kuud kuni aasta on keskmine eluiga. Et anda aimu, need on kaitseliinid. Kuna sõda on aeglustunud, eriti sel aastal, on ukrainlased kasutanud võimalust, et luua täiendavaid kaitseliine. Et teile aimu anda, me oleme siin Kostjan-Tõnivka kandis, et teaksite, kus me asume. Venelased olid teinud kuulsa 20 kilomeetrit läbimurde, mis oleks pidanud ületama Ukraina kaitseliini. Viimane liikumise ilming, mis näha oli, ukrainlased jätkasid täiendavate liinide rajamist, isegi Kramatorski ja Slovjanski taga. Mida aeglasemaks kõik muutub, seda rohkem Ukraina kaitseliine luuakse. Nii et venelased olid jõudnud väga lähedale Ukraina kaitseliinidele, kui need polnud veel täielikult valmis. Täna on nad aga loonud palju rohkem kaitseliine. Nagu näete, neid varem ei olnud. Et anda aimu, siin oleme Pokrovski kohal. Nad loovad neid tõesti väga palju. Guljai, viimased 2 piirkonda. Guljai pole, mis on üks neist piirkondadest, mida Ukraina vastulünnakud on tabanud, mis on olukorda muutnud. See tähendab, et kogu see piirkond siin, mille ukrainlased vallutasid, venelased võtsid tagasi, vaidlusalune ala ja nii edasi, kõik see on toimunud viimase 4-5 kuu jooksul. See on pööranud ümber suure osa Vene vallutustest, mis viimati ulatusid kuni Ternuvateni, et anda aimu olukorrast. Te nägite, kui kiiresti nad edenesid, selle sõja mõõtkavas kiiresti. Ja jutumärkides see ei ole Guderian 7. diviisiga, see on Guderian Rommel 7. diviisiga. Nad olid peaaegu ületanud Ukraina kaitseliinid Zaporižžja piirkonnas. Nad olid neid praktiliselt juba läbimas. Ja siis järsku peale selle, et tuli see metsik talv, jäid nad soiku. Ja tolle ajal, kui te mäletate 2 või 3 kuud, 6 aega tagasi, kõik kaardistasid territooriumi, mis polnud kindlustatud ja pidasid seda juba 1 poole kindla kontrolli all olevaks, kuigi see polnud nii isegi täna. Venelased ei ole veel täielikult tagasi võtnud kogu territooriumi, mille nad viimastel kuudel rünnakute tõttu kaotasid. Nüüd, neil päevil, on nad jälle hakanud rünnakuid tegema Ternuvate piirkonnas, mis asub veidi põhja pool Guljaja poolest. Et teile aimu anda, toimus selline liikumine, mis oleks ületanud Ukraina positsioonid Orihhivis. Sama asi kehtib Kamjanski kohta, mis on sinisega tähistatud. Sinna olid venelased jõudnud. Nad olid jõudnud isegi rünnakuid teha Grihorivkas. Ja sinisega on tähistatud see, mis ukrainlased tagasi vallutasid. Viimastel kuudel, kui vaadata üldist olukorda, nii palju, et venelased on viimastel nädalatel toonud uusi jõude Kamjanski piirkonda, mis on rünnaku all. Vastupidi, nüüd on ukrainlased need, kes survestavad Kamjanskit, samas kui varem olid venelased need, kes liikusid Kamjanskist ja Stepnopist välja ning läksid põhja poole. Surveegur on peaaegu vastupidiseks muutunud. Kes survestab? Kes?
ilmselgelt tahavad ukrainlased, venelased tõenäoliselt tagasi viia Kamjanski lõunakaldale ja taastada vindejoone jõe ääres. See näitab, et kui teha selle aasta lõpus üldine kokkuvõte kaotatud ja võidetud kilomeetrite vahel, siis tegelikult ollakse veidi plussis. Venelased. Aga kui eelmise aasta jõulude eel räägiti venelaste puhul muutustest 20-40 kilomeetri vadatan nädalas iga sektori kohta, siis nüüd räägitakse hoopis 2 kilomeetri, 1,8 kilomeetri, 1,6 kilomeetri nädalas. See on aeglustunud tasemeni, mida pole nähtud juba peaaegu 3 aastat, 3,5 aastat. Lihtsalt, et anda aimu, seega on need tõesti väga minimaalsed muutused. Droonid ei ole peamine põhjus. Ehk siis isegi katastroofi korral saab neid muudatusi teha. Me ei näinud seda Läänerindel 17. aastal selliseid asju. Kordan, küsimus on, kas järgmine sõda suurriikide või tugevate riikide vahel saab olema selline või on see erandlik olukord? Nüüd siis kõik tormavad droone ostma, droone tegema ja sõda peetakse lingudega. Millise õppetunni annab praegune Vene-Ukraina sõda? Millise õppetunni annab praegune Ameerika õhukampaania Iraanis? On küll. Teema on suurriik keskmise suurusega riigi vastu, mis 60-70 aastat tagasi poleks olnud isegi mäng, kui Venemaa oleks kellegagi tüli norinud, oleks ta selle lihtsalt alla neelanud umbes nii. Kui ta proovis seda Soomega, siis tuleb meeles pidada, et Venemaa neelas pool Soomest alla. See oli teise maailmasõja järgse Venemaa puhul, sama lugu. Kui nüüd aga hakatakse rääkima, et suur riik kulutab tohutult raha sõjandusele, et kinnitada oma suurriigi staatust. Kui aga see suur sõjaline jõud tuleb rakendada keskmise tasemega vastase vastu, siis jäädakse hätta. Siis tekib küsimus, kui suur peab see jõud olema, et kindlasti peale jääda. Kui suur osa selle riigi SKP-st tuleb selleks kasutada? Minu arvates pead sa võimalikult suure osa oma potentsiaalist kohe esimestel päevadel kasutusele võtma. Et väljendada, aga need on minu arvates veidi intelligentsemad küsimused kui näiteks ECO. Vabandust, Paulo, võrreldes sinu potentsiaaliga, kui palju sellest potentsiaalis suudad sa esimese 72 tunni jooksul rakendada? Väljendada, seda küll. Millises maailma osas oled sa kodule kõige lähemal? Tüli kanadalaste ja ameeriklaste vahel, kus ameeriklased on kodus piirist rääkides. Peale selle, et see piir on 9000 kilomeetrit pikk, on see maailma pikim piir. Sest sul on seal all ameeriklased, sul on 400 miljonit ameeriklast all ja 30 miljonit kanadalast üleval. See on omaette olukord. Aga kui pead oma jõudu rakendama vastasseisus Hiinaga, kes peab ületama 2 ookeani, sul on potentsiaal olemas, aga mida sa suudad sinna poole transportida? Tegelikult see, Paulo, teedki vahe sisse ja hiinlastel on suur võimekus jõudu projitseerida. Hiinlased ütlevad sulle, me ehitame suurt mereväge. Küsimus Hiina mereväele. Kas ma võin ühe küsimuse esitada? Jah. Aga sina, hiinlane, mitu baasi sul Vaikse ookeani piirkonnas on? Ja siis saad teada, et ainus mereväebaas, mis hiinlastel väljaspool Hiinat on poolik sadam Djiboutis. Kõik muu, mis sinuga Vaiksel ookeanil juhtub, pead sa tagasi Hiinasse minema. Need on kõik asjad, millega tuleks tegeleda. Minu arvates on need palju huvitavamad kui see, kes võidab või kaotab. Jah, me tegeleme sellega. Need on 2026. Aasta andmed Zaporižžja rindel. Te näete väga hästi, kuidas kõik on muutunud. Ma arvan, et suurim probleem on see, kui sul ei ole olnud võimet oma vastast kõrvale tõrjuda. Sõja esimesel kuul jõudsid venelased sellele lähedale, kuid siis jäid nad kinni ideesse jõuda Kiievisse. Nii palju, et nad tõmbasid vägesid isegi teistelt rinnetelt ära. Tõenäoliselt asendatakse siis professionaalide oskused mobiliseeritutega.
sa kaotad suure osa oma võimest koordineeritud operatsioone läbi viia ja droonid on muutunud praktiliselt nii oluliseks kõige tegemisel. Luure, ründamine, tõkestamine. Sul võib olla ka maailma parimad tankid, võtame näiteks, ma ei tea, parimad Ameerika tankid. Kui sa paned Ukrainasse Ameerika tankide diviisi ja teisel pool on ukrainlaste rinne, kes on droonidega valmis, siis oleks sul suured võimalused. Ma arvan, et nad lõpetaksid samamoodi, kui ülejäänud jõud puuduvad ja venelastel pole lihtsalt ei taktikalist õhutoetust ega õhuülemvõimu. Nad tegutsevad, paljud küsisid, miks nad ei tungi sisse. Ei tungi, tegelikkuses tegutsevad nad vööndis, mida katavad nende õhutõrjed, aga eelkõige on nad väga hästi kaitstud. Enamik Venemaa poolel toimuvatest pommitamistest on liukpommitamised, mis lastakse alla 60, 80, 100 kilomeetri kauguselt. Ka väljaspool Ukraina õhutõrje laskekaugust fikseeritud positsioonidel. See tähendab, kui oleks Ukraina kolonn pealetungil, siis sa ei saa seda tüüpi lennuväge kasutada selle kolonni ründamiseks. Sest kuni liukpomm lendab need 60-70 kilomeetrit, on kolonn juba kilomeetri edasi liikunud. Sa ei taba enam midagi. Seega pole sellel peaaegu mingit taktikalist kasutust. Seda nähti natuke alguses helikopteritega, aga siis saadi palju kaotusi. Hakkasime nägema helikoptereid, mis tulistasid rakette režiimis. Ebatäpselt kuni helikopterite kasutamine praktiliselt kadus, välja arvatud väga harvadel juhtudel. Nii et see vahend ei õigustanud end. Kui esimeses maailmasõjas miiniväljad ja kaevikud ning suurtükivägi peatasid jalaväerünnakud, siis olukorra lahendamiseks tulid tankid. Näete, tankid on hea näide. Tankid on tänapäeva droonid. Tankid tulid välja 1912 aastal. Kui oleksite tol ajal küsinud jalaväeohvitserilt, kas sa joonistad mulle tanki, oleks ta öelnud, mida ma tegema pean. 1918. aastaks olid kõik kogenud midagi, mis töötas mootoriga, murdis läbi traattõkete ja näis toimivat. Seejärel mõeldi sellele 10-15 aastat ja siis tulid teise maailmasõja tankid. Tänapäeval droonid 1990-ndatel, 2000-ndatel, 2010-ndatel olid esimesed, kes droone kasutasid iisraellased. Mõelge, nad kasutasid neid luureks ühes oma sõjas Põhja-Liibanonis ja Süüria suunas. Aga idee omada vahendit, mis maksab nii vähe, on nii täpne ja mille jaoks on vaja suhteliselt vähe aega personali väljaõppeks. Ja see hoiab personali kaitstuna, sest drooni lennutajale on raske pihta saada, see pole eriti tavaline. Ma usun. Aulo, me oleme drooni sellisel kujul näinud, see on natuke nagu tank, mis ilmus aastatel 1917-1918. Ma usun, et need, mida me järgmises sõjas näeme, on hoopis teisest põlvkonnast. Neil on oma roll, see on maksimumini arendatud droon ja siis paratamatult tekib vastumeede. Ei tohi langeda mõttesse mingist lõplikust relvast, nagu 30-ndatel, 40-ndatel aastatel. Ei relv, millele kõik toetuvad. Jah, leiutasid tanki on nii palju arendatud, on riigilahinge, tanki triumf, issand, kuidas seda tehakse. Tehakse tankitõrje kahureid, siis tehakse tankitõrje rakette ja hakkab muutuma natuke raskemaks tankiga edasi liikuda. Sama asi juhtub ka drooniga, nüüd on droon, siis tuleb droonivastane droon ja lõpuks neelatakse droon ka piirkonnas alla. See muutub normaalsuseks, kuid muudab põhjalikult lahinguvälja ja võitlusteinikaid. Kurb on nende jaoks, kes õppisid sõdima enne droonide aega, sest neil tuleb nüüd võidelda täiesti teistsugusel viisil kui droonidega. Kujutage ette, milline otsustustase peab nüüd olema. Ainus asi, mis on selgeks saanud, mille on ka venelased mõistnud, on see, et tuleb moodustada väikesed jalaväeüksused, tõesti väikesed, 5, 6, 8, 10 inimest. Otsustusvabaduse tase, mis antakse 5-8 inimesele, ei olnud varem ette nähtud. See on üks meeskond. Klassikalise teooria järgi juhiks seda kapral, aga mida sa siis teed? Leitnandi, kapteni, majori, kolonelleitnandiga, kui lahingut juhib tegelikult kapral. Kapral. Võib-olla pead panema kapteni juhtima
10 inimest. selleks võimeline kapten. Aga kogemus, see tähendab lahinguvälja nägemus. Allohvitserid nüüd. Allohvitserid ja mis tüüpi? autonomia, millise ettevalmistusega küsimused, mida esitatakse, on tohutud. Ja ma tean kindlalt, et nende asjade kallal juba töötatakse, aga tean sama kindlalt ka seda, et hoolimata kogu uurimistööst on sul alati 2 valikut. Üks valge ja üks must. Ja kui valid vale, kaotad raha ja aega. Ja need on ainult 2 valikut, mõlemad kehtivad. Nii valge kui ka must. On olemas tõestus, et asjad toimivad. On olemas tõestus, et vanad asjad enam ei toimi. Nii see ongi. Uute kohta ei teata. nii et härrased, ma ütleksin, et oleme kõik öelnud. Seega tänan väga kindral Paolo Capitinit. Suunan teid 15. kuupäevale, kus koos Diego Patiga tegeleme selle teemaga. Mehhiko, seega räägime sellest teemast. Suhted Ameerikaga. Nii et alati teavitamise vaatenurgast, mis puudutab Ladina-Ameerika ja Kesk-Ameerika riike, Ameerika ja nii edasi, ülevaade Mehhikost, sellest on palju rääkida ka tõsistest asjadest. Seega aitäh kõigile ja head ööd. Head ööd!